Nii, alustab Parksepa keskkooli uudistesaade. Tänased teemad on 12A B-klassi tutipäev. Võistlus on algamas ja esimene ülesanne on tikutopsi panek. See läks väga edukalt, kõik tikud peavad olema ühtepidi. Nüüd on juba 12A on juhtimas. Tuleb teha veel eelviimane ülesanne esimesel võistlejal. Sõlme kaela sidumine. Ja 12B on hädas. No ei saa seda pliiatsit kätte, no mida teha? Aga samal ajal 12A läheb väga edukalt. Juba ongi sõlm kaelas. Tuleb sõlm ära, käpikud käes. Käpikud lendavad suure kaarega. Ja õhupalli puruks puhumine on praegu käsil. Nii, 12B üritab sõlme teha. No ei tule sõlme, no ei tule. Ai, ja käiski pauk ära ja läheb juba tagasi otse joonest. Ai, ja läksin katki. Milline tempo. Ja ei lähe ka 12B õhupall täis, ei lähe, proovib, mis ta proovib, aga ei lähe nii. 12A sai juba teise tiku tops ja kas läheb ka pliiats? No ei lähe see õhupall siin katki paremal. Ei lähe nii ja nüüd oleme siin pliiatsi juures. No kas läheb? Ei lähe, esimene katse ebaõnnestus. Proovime teise nurgalt ja läks õhupall katki ja 12B läheb väga edukalt, aga neil on alles, tuleb nüüd teine võistleja. Tervist! Tere! Kuidas kommenteerite praegu toimuvat väga pingelist võistlust? Pinged on laes, nagu näete, et paugud käivad pidevalt, kõik kardavad elu eest, jooksevad meeletult. Olete ka ise võistelnud juba? Jaa, tegin läbi, väga raske on, väga kurnav, terve päev on nüüd, pean magama minema koju kindlasti. Kas tiimikaaslased olid väga toetavad? Ei. Miks mitte? Igaks enda eest. Me leidsid, et me ei toeta üksteist. Kas teie ema ei ole õpetanud teile üksteist toetama? Minu ema õpetas, aga neil ei õpeta. Kas see ei olnud lasteaias nagu kõigile õpetatud? Ainult minule õpetati. Teised ei taha õppust võtta. Kas te tahate öelda, et teised ei ole lasteaias käinudki? Ei, mind saadeti otse kooli. Aitäh! Aitäh! Siirdalt tagasi võistluse juurde
ikka on veel see pintsakuga poiss siin ja nüüd ei olegi hetkel kursis, kas on juba 8. või 9. võistleja 12. B-klassil. Nii, tempo võiks öelda on isegi kesine. Nii, ja ei lähe 12 aastase õhupall, no tee mis tahad, no tundub ju olevat kerge ülesanne sellise suure poisi jaoks, tal peaks ju kopsu mahtuma, proovib küünega, ai, kas ta saab ja läks katki. Nii, läheb posti tagant, tempo on võimas ja tuleb juba 12 B järgi, teeb sõlm ja ai, siin on näha kindlat võitu 12 B poolt. Kuigi 12 A oli juba ennem pikas edumaas, siis kõik on pöördunud. 12 A uus võistleja läks mängu, vahetusvõistleja läks mängu ja tundub, et ka tema tempo ei ole kiirem kui eelmistel, kuid samas, kas saab? Ja läks siis ja juba tuleb paelasidumise juurde. Võtab, paneb kindad kätte, pidi peab ühe kinda kätte või see peabki nii olema, ei oska öelda. Tempo on igatahes võimas. Samal 12. Võistleja jälle läinud. Milline efektiivsus. Ja kas on üldse mõtet seda võistlust lõpuni teha siin? Minu arust on võitja näha. Ma arvan küll, et see võistlus oli enne alustamist juba ette kaotatud. Ei tea, kas ühele sellele A-klassi poisi oli makstud midagi või ei oska öelda, miks ta nii aeglaselt kõike tegi. Seda peab uurima, kas on kihlveokontorites mingid suuremaid panuseid või ei oska öelda. Õhupall täitub 12 aastas. Ja läks kohe, laksaki. Juba tempo tagasi. 12 B samas seob paela kaela endale. Kas läheb? Praegu on väga edukas ja tuleb 12 alusvõistleja, sai tiku sisse. Nii, nüüd läheb pliiats. Tempo on hea. Tempo on super. Ja on, no loeme sisse. Nii, lähevad kindad kätte. Siuke tunne, et... Tegu on professionaaliga ilmselgelt. Ülejäänud võistkond oli neil niisama ajatäites vahele pandud. Ja läks ka 12 pölse õhupall juba. Ei tea nüüd, mis saab. Aga mis sõlme ta teeb? Ta seob enda käed sinna kinni. Seda strateegiat ei ole veel varem nähtud. See on ajaloos esmakordne. Tuleb B-klass, võtab nii pliiatsi suhu. Või no sinna ulte vahele. Ja samal kas ta ei saa sõlme. No ei saa, küll jääb sinna, see sõrm jääb kinni ja puha. No võta näpust, no ei saa seda sõlmi sinna kinni. Kas on lõpuks see sõlm koos? Tõmme, otsustav tõmme. On pingeline. Rahvas on vait. Ja on sõlm käes. Milline jooks. Õhupalli juures juba. Võtab milline tempo. Puhub. Ilmselgelt tegu noorsportlasega kopsu maht on hämmastav. Ja läkski katki. Nii, 12 A hakkab tagasi jõudma järgi 12 B-le, kuigi mina arvan, et siin ei ole enam midagi. Siin on otsustatud. Tikk läheb topsi. Pliiats ülesanne. Kas saab tehtud? Pliiats on pudeli taga. Nii, saab. Saalis on vaikus. Kõik hoiavad hinge kinni. Kas ta saab seal pliiats sisse? Sai pliiats sisse. Pliiats on seis juba, minnakse paela sinumise juurde. Seis on väga pingeline. Nii, kuigi nad on mingi 2 või 3 võistlejaga maas, siis on näha, et nad veel üritavad võita, nad tõesti pingutavad. Välja arvatud mõned võistlejad. Ja 12 B puhub õhupalli. On raskusi. Proovitakse ja läks õhupall katki. Vist küll. Kas siin võib esitada mingid kaebusi? Jõuab ka 12 B õhupalli juurde. Puhub. Oota, saalis on vaikus. Kõik keskenduvad. Tiimikaaslased. Saalis käib ainult sportlasi erkutav muusika. Ja läks ka neid õhupall katki. Ja milline tempo. Ja nüüd hetkel ei ole kursis palju võistlejaid. Paistab, et kas B-klassil ongi ainult 3 võistlejat veel jäänud. Aga A-l tundub neid olevat päris terve varu pink on neid täis veel. Oi. Ei oleks osanud oodatagi nii pingelist heitlust siin.
aga 12 aastat raskusi, nad ei saa seda pliiatsi kätte. Ja, siia! Järgmine. Jah. Meie. Ei, vastasid. Tiina! Käsi oli püst, ärge karjake püsti, siis meil käsi enne. Ennem käsi. Meie jah, ja kõik. Aldo! Sõõda käsi, sellist erakonna nime! Teised ei või käsi tõsta, ainult hakkab vastu. Ma ei ole küsimust kindlasti. Ja, või palju. Ära hoia! Jah. Sai saada. Jah. Kas ei ole? Anna tunde. Ja järgmine. Ei, ma loen. Kas aktiivseid klassiruume, kus õpetatakse või üldse? Hendrik, sul on all vaja olla, mitte üleval. Jah. See luksel. Tänaseks on uudistesaade läbi.